tavaliselt tajub vägivalda see, kes on ohver, mitte see, kes vägivallatseb. Ja see ongi minu meelest üks kõige suurem võib-olla probleem, millele me peaks tähelepanu pöörama, et meil on teatud liiki vägivald võimalik, et endiselt kuidagi normaliseeritud. Ja seda ei peeta üldse vägivallaks, vaid see on see, kuidas meie kultuur või tavad on välja kujunenud ja see justkui õigustab vägivallatsemist. Laste karistamine ei ole normaalne. Me oleme sellest põlvkonnast, kus tõenäoliselt me võime rääkida mõned lood, kuidas meid endid karistati. Ja kõige kummalisem on see, et näiteks füüsiliselt karistati. Oli see siis ema, kes tutistas või isa, kes siis andis, ma ei tea, rihma või vitsa. Ja kõige kummalisem on see, et me tegelikult me kipume mõistma oma vanemaid. Aga mul on täiesti kindel veendumus. Ma ei saa seda täna oma isaga rääkida, ta on juba ära kutsutud siit maailmast. Aga ma olen päris kindel, et ta täna ütleb, et ma tegin valesti. Et tema ise täna ütleb, et ta tegi valesti. Aga selleks on pidanud minema, ma ei tea, pool sajandit, 50 aastat. Ja seda rohkem me peame sellest tegelikult rääkima, et see ei ole see kultuur, kultuuriga kaasa tulevad tavad, eriti sellised tavad, see ei tähenda, et nad peavad säilima. Neid tuleb muuta, kui nad on vägivaldsed ja teevad kellelegi liiga.